Kui paljud inimesed on otsustanud alates 7. oktoobrist Iisraelist lahkuda? Tel Avivi ülikooli uus aruanne näitab, et rekordiline väljaränne Iisraelist jätkus vaibumata ka 2025 aastal, mida ajendasid poliitilised pinged ja majanduslikud raskused ja pikaajaline sõjaline konflikt, nagu me oleme arutanud. Teadlased ütlevad, et need arvud iseenesest ei kujuta endast veel ohtu Iisraeli vastupidavusele. Kuid tulevikku vaadates on kasvav mure, et emigratsioon võib suureneda viisil, mis ohustab Iisraeli julgeolekut ja majandust. Nii et rohkem teada saamiseks on mul hea meel tervitada professor Ita Jatarit, majandusprofessorit Tel Avivi ülikooli Kolleri juhtimiskoolist, kes liitub meiega nüüd Tel Avivist. Aitäh, et leidsite meie jaoks aega. Viimase 2 aasta jooksul on Iisrael silmitsi seisnud haruldase ja märkimisväärse negatiivse rändesaldoga, kus riigist lahkub rohkem inimesi, kui sinna siseneb. Rääkige meile neist numbritest, oma uurimistööst ja sellest, mis teile eriti silma jäi. Aitäh, et mind kutsusite. Me kasutame Iisraeli Keskstatistikaameti andmeid ning iga Iisraeli kodanik, kes välismaale läheb või Iisraeli naaseb, esitab oma passi. Seega on meil andmed Keskstatistikaametist ja me loeme justkui lahkuvate iisraellaste arvu alates 2009 aastast kuni 2025 aastani. Ja põhimõtteliselt näeme me tohutut dramaatilist hüpet lahkuvate iisraellaste arvus alates 2023 aastast. Nii et 2023 aastal näeme me hüpet ja see hüpe jätkub 2024 ja siis 2025 aastal. Need on tõesti hirmutavad numbrid. Ja me tahame häirekella lüüa ja öelda, et peame tegutsema, et mitte ületada tagasipöördumatuse piiri. Me teame teistest riikidest nagu Venezuela ja Iraan ja Türgi ja Venemaa, mis kannatasid ajude äravoolu all ega suutnud taastuda. Ja just sellepärast oleme me nende numbrite pärast tõesti väga mures, kuid kui me siin peatume, nagu te ütlesite, saame hakkama. Kuid me ei ole kindlad, et me siin peatume. Ja me oleme mures, et see number võib lõpuks kasvada. Täna esitlesime 25. aasta numbreid ja tõepoolest me näeme, et 25. aasta arvud on ligikaudu sarnased sellele, mida oleme näinud 24. ja 23. aastal. Ja kui me vaatasime 23. ja 24. aasta andmeid ning proovisime välja selgitada, kes lahkuvad, siis näeme, et need on paljud arstid, insenerid, tehnoloogiasektori inimesed ja akadeemikud. See on teatud mõttes nagu Iisraeli parim osa. Iisraeli majandus sõltub inimkapitalist, ajujõust ja asjaolu, et need inimesed jõuavad järeldusele, et nad ei pruugi enam näha Iisraeli oma koduna, on tohutu oht, potentsiaalselt strateegiline oht Iisraelile. Ja seepärast tulemegi selle raportiga välja ja püüame panna inimesi sellest aru saama. Me ei saa endale lubada, Iisrael ei saa endale lubada oma parimate inimeste kaotamist. Sest kui me ületame teatud piiri, siis sellest punktist ei pruugi enam olla võimalik taastuda. Ajude äravool praegu oleks kindlasti riigile tohutu tagasilöök, kuid see tõstatab küsimuse. Milliseid samme saab astuda, et just seda muuta, et need, kes on lahkunud, tahaksid tagasi tulla ja samal ajal meelitada ligi juutide sisserännet, et julgustada rohkem inimesi siia Iisraeli kolima ja elama asuma? See on väga hea tähelepanek ja tegelikult näeme antisemitismi üle kogu maailma, kuid siiski inimesed otsustavad siiski kolida. Ja me ei näe uute sisserändajate arvu kasvu, kes tulevad Iisraeli. Iisraeli olukord, kui vaadata viimase 3-4 aasta jooksul, me teame, et meil oli see kohtureform, meil oli 7. oktoober, meil oli sõda. Ja isegi pärast sõda näeme, et osa ühiskonnast teenib, läheb armeesse, maksab makse ja osa ühiskonnast mitte. Ja te arutasite just enne, et rohkem raha eraldatakse ultraortodoksetele juutidele. Need on põhjused, miks väga paljud iisraelased otsustavad mujale kolida. Ja kui me tahame seda peatada ning kui me tahame veenda inimesi jääma ja elama Iisraeli ning kasvatama siin oma lapsi, me peame neid tegureid muutma. Ja oktoobris toimuvad valimised on väga oluline hetk, kus näeme, mis Iisraelis juhtub. Kas me oleme endiselt liberaalne riik? Et valitsus töötab Iisraeli rahva heaks, mitte teatud ühiskonnagruppide heaks. Ja see ongi asi, see on meie jaoks väga oluline punkt, et meie jaoks on oluline näha
kas juba nähtav suundumus peatub ja võib-olla muutub vastupidiseks või muutub see veelgi suuremaks, kui praegu näeme? Professor Itai Atar otse Tel Avivist. Me hindame väga, et arutasite neid tulemusi. Suur tänu, et olite meiega saates. Aitäh!